Tere tulemast! Alustame kohe ühest tundest. Oled sa kunagi tundnud, et sa justkui vaatad maailma läbi mingi nähtamatu seina? Et sa oled siin ja maailm on seal. Just seda sügavat eraldatuse tunnet me täna lahti arutama hakkamegi. Ja alustuseks üks lihtne, aga tegelikult päris pead pööritav küsimus filosoofi Owen Barfieldilt. Mõtle korraks sellele, see küsimus on geniaalne, sest see sunnib mind kohe tunnistama, et see, mida me näeme, pole lihtsalt mingi asi seal väljas. Ei, see on midagi, mille loomises meie oma teadvus osaleb. Ja see viib meid otse asja tuumani. Selle mähtamatu, aga ülivõimsa lõheni, mille me oleme tõmmanud meie ja maailma vahele. Ühel pool oleme meie, mõistus, kultuur, tähendused ja teisel pool on siis kõik muu, mateeria, objektid, külmad seadused. Meie oleme vaatlejad ja maailm on vaadeldav. Okei, vaatame, kuidas me selle teema lahti harutame. Kõigepealt vaatame seda suurt lõhet lähemalt, siis uurime üht kaarti täiesti erinevatest maailmadest, teeme väikese reisi ajas tagasi, et näha, kus see kõik alguse sai, siis neljandaks paneme need kaks pilti kokku ja vaatame, mis sealt välja koorub, ja lõpuks, kõige tähtsam, otsime teed edasi. See looduse ja kultuuri eraldamine tundub ju meile täiesti normaalne ja endastmõistetav, eks ole. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et see ei olegi mingi universaalne tõde? Mis siis, kui see on lihtsalt üks lugu, mille meie kultuur on endale isna hiljuti välja mõelnud? Ja see pole lihtsalt minu arvamus. See tsitaat siin põhimõtteliselt ütleb, et see meie vaade, see on tegelikult planeedi mastaabis totaalne erand, mitte reegel. Enamik inimkonnast pole kunagi niimoodi mõelnud. Nüüd läheb asi põnevaks. Et seda ideed paremini mõista, kutsume appi oma esimese eksperdi, antropoloog Philippe Descola. Ja tema laotab meie ette justkui kaardi, mis ei näita riigipiire, vaid täiesti erinevaid reaalsusi, mis eksisteerivad siinsamas planeedil just praegu. Descola kasutab selleks üht võtmesõna, ontoloogiat, ja see on ülioluline vahe. Need pole lihtsalt erinevad maailmavaated, see pole nii, et maailm on üks ja meil on lihtsalt erinevad prillid selle vaatamiseks. Ei, need ongi täiesti erinevad viisid, kuidas reaalsust ennast luuakse ja kogetakse. Kõlab keeruliselt, aga tegelikult on see geniaalselt lihtne. Descola jagab need maailmad ära kahe lihtsa küsimuse abil. Esiteks, kas me arvame, et teistel olenditel on meiega sarnane sisemus, hing, teadvus, ja teiseks, kas neil on meiega sarnane füüsilisus ehk keha. Nende kahe küsimuse vastustest sünnivadki 4 täiesti erinevat maailma. Nii, alustame kodust. See siin on naturalism. See on meie modernse läänemaailma operatsioonisüsteem. Meie usume, et ainult inimestel on eriline sisemaailm, teadvus, kultuur. Aga füüsiliselt oleme me osa loodusest, samad aatomid, samad seadused, mis kehtivad ka kivi või tähe kohta. Aga kujuta nüüd ette midagi täiesti teissugust. Animism näiteks Amazonia vihmametsades. Seal on vastupidi. Kõikidel olendetel, loomadel, taimedel, jõgedel on põhimõtteliselt sama sisemaailm nagu inimestel. Nad on kõik isikud. Lihtsalt nende kehad, nende rõivad on erinevad. Jaguar ei ole seal lihtsalt kiskja. Ta on teine isik, kes kannab jaguari nahka. Ja see muutab absoluutselt kõike. Okei, me oleme nüüd reisinud ruumis. Hoidke kinni, sest nüüd teeme ajarännaku. Meie teine teejuht on filosoof Owen Barfield ja tema veidab midagi veelgi šokeerivamat. See meie naturalism, see vaatleja positsioon, pole isegi alati olnud meie endi viis maailma näha. Barfield joonistab meie teadvuse ajaloo ette U-kujulise teekonnana. Kunagi kauges minevikus olime me maailmaga ühenduses, see oli algne osalus. Siis teadusrevolutsiooniga hakkasime me langema sinna U-kõvera põhja, eraldatusse ja nüüd on meil potentsiaali uuesti üles tõusta, aga hoopis uuel moel. Mõtleme korraks sellele kujundile. Maailm kui rõivas, mitte kui lava. See tabab täpselt naelapea pihta. Sa ei olnud eraldiseisev näitleja mingil võõral laval. Sa kandsid maailma endaga kaasas. See oli osa sinust. Piir sinu ja maailma vahel oli pehme läbilaskev. Ja see viib meid sinna U-kõrva põhja, sinna, kus paljud meist ennast täna tunnevad. Pealtvaataja teadvus. See ongi see tunne, et oled siin sees, oma peas, ja vaatad välja surnud ja tähenduseta maailmale. See on see tunne, et oled klaasi taga. Nii, ja siin, just siin, tulebki see kõige ägedam taipamine. Meil on 2 täiesti erinevat mõtlejat. Üks Descola vaatab kultuure üle kogu maailma, teine Barfield vaatab meie enda ajalugu ja ometi need jõuavad täpselt sama jahmatava diagnoosini. Vaata ka seda, see on ju uskumatu.
Descola naturalism on täpselt sama asi, mida Barfield nimetab pealtvaataja teadvuseks ja see, mida Descola nimetab animismiks, on väga sarnane Barfieldi algsele osalesule. Nad kirjeldavad sama fundamentaalse nihet, lühet vaatleja ja vaadeldava vahel, lihtsalt eri vaatenurgatest. See onigi meie modernsuse diagnoos. Ja nüüd küsid sa ehk, et tore filosoofia, aga miks see tegelikult oluline on? Aga see ongi asja point. See pole lihtsalt filosoofia. See nihe meie teadvuses on otseselt seotud meie planeedi suurima kriisiga, sest kui maailm on sinu jaoks lihtsalt surnud objektide ja ressursside kogum, siis mis takistad sind seda lõputult kasutamast ja ekspluateerimast? Aga see ei pea nii lõppema. See diagnoos ei ole surmaotsus. Vaatame, milline võiks olla see tee U-kõvera põhjast üles. Ja see ei ole tagasiminek mineviku koopasse, vaid liikumine täiesti uut tüüpi tulevikku. Barfield pakub välja lootusrikka idee, lõplik osalus. Ja mõte on selles, et me ei pea hülgama kõike, mida oleme õppinud, me säilitame oma individuaalsuse, oma kriitilise mõtlemise, aga me valime teadlikult ja tahtlikult uuesti maailmaga suhestuda kui elava ja tähendusliku tervikuga. See on justkui parim mõlemast maailmast. Ja mis on see tööriist, millega me seda teha saame? See on midagi, mida me arvame end tundvat, aga Barfield annab sellele täiesti uue kaalu. See on kujutlusvõime, aga mitte kui fantaasia või unistamine. Ei, see on võimas tunnetusorgan, tõde tajuv võime, mis suudab näha seoseid ja tähendusi, millest puhas loogika lihtsalt mööda vaatab. Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele ühele lihtsale tõele. Me oleme alati oma reaalsuse kaasloojad. Me ei saa mitte osaleda. Küsimus on ainult selles, kuidas me valime osaleda. Kas passiivse, eraldiseisva vaatlejana või teadliku, aktiivse osalejana. Valik on sinu.